Tere minu poolt. Mina olen Sten ja kohe tulevad siin pilt ja tekst ka, kes ma olen, aga siis jah, täna keskendun rohkem startup maailmale, et mitte ainult ettevõtlus, vaid ettevõtlus üks konkreetne vorm ongi startup-indus. Et kuigi taust on olen ka eesmärkide teemal palju koolitanud ja olen ka ettevõtlust kui väike ettevõtet enne startup maailma tegelenud, aga tänane fookus on siis just startup-indus. Pärit olen Viljandist, lõpetasin 2007 mõni aeg tagasi, siis läksin väiksest linnast Tallinnasse, läksin edasi TTÜ-sse, sealt see tee on siis jõudnud siis sinna, kus ma täna olen. Ja täna siis keskendungi kahele poolele, et üks pool on see, et midagi koolitada, et kui teid peaks huvitama selline maailm nagu startup-indus, et äkki sealt mingid nõuandeid saate kaasa. Ja teine pool siis on enda kogemused, et lihtsalt jagan mingeid lugusid, mis mul siis tänasel teel on ette tulnud. Siin pilt nendega hangub. Nüüd on parem. Tänased teemad. Esimene üldse, et kuna teil on ikkagi koolitusseeria rahastamise ümber, et kuidas saada finantsiliselt vabaks, siis natukene soojenduseks teen ka ülevaate, et kuidas mina näen, mis on erinevad rahastamisvõimalused. Siis üks osa rahastamisest on siis startup, kuidas põhimõtteliselt kui eesmärk on kuskilt finantsilist vabadust leida, et kuidas siis startupis sinna on jõuda ja kuidas leida üldse see oma nišš või oma tee, vähemalt oma kogemuse näitel, ja kuidas jõuda tulemusteni, et natukene võib-olla eesmärgiste teemal või üldse igapäevaelu teemal ka. Et enam-vähem 4 kategooriasse siis minu koolitus ka läheb. Minust endast. Nagu ma ütlesin, olen Viljandist pärit, väike linn, läksin edasi siis TTÜ-sse, kuna Viljandist enamik läheb Tartusse, siis meil oligi, et kui üsna suur, kui enne läksin mugavustsoonist, siis üsna suur samm välja oligi see, et ma läksin täiesti suurde linna, kus enam ühtegi tuttavat kaasa ei tulnud. Siis võtsin kohe kinni erinevatest võimalusest, liitusin organisatsioonidega ja siin ka minu esimesed sammud nagu pildid nendest TTÜ elust ja organisatsioonidest ka siin on. Et juhtisin TTÜ kõige suuremat organisatsiooni, Best Estonia, siis ma andsin edasi koolitusega teistele organisatsioonidele, sealt läks järjest rohkem ülikoolist välja ja nüüd annan koolitusi siin Eestis ja olen jõudnud üldse sellisesse maailma nagu startup-indus. Ka teisi pilte, et ei ole ainult, ei räägi karjäärist, aga ikka ainult asalikust poolest, et olen ka palju reisinud ja näinud ja lihtsalt, et ei ole niimoodi, et ainult on asalik pool, et tasakaal hoida ja siis toon ka natuke sellised vanne või rohkem sellised vaba aja teemasid sisse. Ja lühidalt siis lühiülevaatega siis sellest, mis AdGoals on, mis on siis põhiteema, mille ümber siis tänased kogemused on. Et kõigepealt küsin, kui palju teist on kuulnud AdGoalsist? Okei, väga hea. Ta ei olegi veel üldse turunduseni jõudnud, ta on üsna ettevalmistavas faasis, aga sellegi poolest Eestis juba meil on päris palju siin kasutajaid külge tulemas. Mida AdGoals, mis väärtust ta pakub, ta aitab jõuda tulemusteni seda, mida sa tahad teha, et kui sul on mingid unistused, kas siis mingid nagu fun-teemalised või asjalikud, ta aitab nendeni jõuda. Ja siin on mõned näited, et me kõik tahame erinevates kohtades reisida, me kõik tahame, et tulemused paraneksid, et kuidas sinnani jõuda. Ja selleks me olemegi loomas sotsiaalplatvormi, kus me viime kokku selle poole, et sa saad hallata oma unistusi eesmärki ja samal ajal ta viib teiste inimestega kokku, et sul on palju sotsiaalsem ja palju mõnusam sinna nii liikuda. Ennem rääkisime mastermindist, võib-olla sellest samusest üks samm edasi, et siis paari näitega, et kuidas see veebileht ise välja näeb. Punkt 1, koht, kus saad hallata oma ideesid, saad üles kirjutada, mida sa kõike tahad teha, jällegi olgu kas kooliga seotud, spordiga seotud või tööga seotud, mis iganes eesmärgid sul on, saad peast välja. Kui sa tahad, on võimalik siis samune pulkadeks lahti võtta, et näiteks, et ma lihtsalt ei taha midagi teha kunagi, vaid sa teedki konkreetseks suve lõpuks, ma tahan sinnamaani jõuda ja teen võib-olla inglise keeles milestone'id, meil on eesti keeles verstapostid, et ma saan teha selle tükkideks ka, et kuidas sinnani jõuda. Punkt 1, enda kasu. Punkt 2 on võimalik siis see mastermindi efekt, et mul on võimalik see sõbrale välja lubada ka, et sõbrale ütlen, et näe, ma tahan selle ära teha, nüüd minu enda au, et ma ei taha seda nagu
enda mainet rikkuda, et ma vedasin alt miskit, mis ma nagu välja lubasin. Et on võimalik sõbrale seda teada anda, et ma tahtsin niisugust asja teha. Teine variant, et on võimalik kutsuda sõbrad kokku, et teeme inglise keeles group goal'i, et sa teed grupis selle sammuse eesmärgi, aga lihtsalt mitme inimesega koos. Ja ta ongi, et on võimalik kasutada privaatselt, on võimalik kasutada seda poolavalikult, täisavalikult, üksi ja mitmekesi koos, et ta on siis hästi paindlik keskkond, kus siis on võimalik oma ideid hallata. Ja mõned näited, kui ma olen seda eesmärki lahti tükeldanud ja hiljem ka nagu ma ei tea Instast või Snapchatist ka postitusi jooksvalt üles panenud, siis tekib mulle mingi personaalne lugu, et kuidas ma sinna teekonnani jõudsin ja võib-olla see on kasulik kunagi järgmistele inimestele. Siin on lihtsalt paar näidet, mida ma ise olen siin kas siis üksi või siis koos teistega teinud. Järgmine on siis network imise pool, et kõik ideed, mis ma olin üles pannud, näiteks ma tahan minna külastada Musta merd, ta automaatselt seob ära nende inimestega, kes seda sammust asja tahavad teha. Ta ei pea olema isegi eestlane, ta ei pidanud olema sinu sõber, ta võis olla Indiast või kust iganes. Teil on nüüd sarnased huvid ja te saate nagu Facebooki grupis, saate üksteisega edasi nagu muljeid jagada. See ei ole veel laivis, aga see on enam see, mis me kohe varsti välja tulemas on. Ja siis, mis teeb sotsiaalplatvormist, et sul on siis nagu Facebookis see newsfeed, et tulevad kõik sinul oluline info kokku, kellega sina oled ühenduses ja kellega sinu mõtted või eesmärgid kokku lähevad. Et just see samune, et ma teen oma asju, oma eesmärki nagu tökeldan lahti, aga siis see väärtus on see, et ta seob nende inimeste ja teenustega tulevikus, kes sellega võiks kokku puutuda. Üsna keeruline valdkond Eestis. Et kõik on nagu põhimõtteliselt algoritmid nagu paika pandud, et ei ole niisugust asjast, pead hakkama nagu otsima eraldi inimesi, või lihtsalt see töötab selles, et sa lood nagu isikliku profiili sinna ja vastad isiklikule profiilile, siis ta leiab nagu analoogseid inimesi, kes samamoodi mõtlevad või kellel samamoodi goal'id. Ta isegi ei ole isikupõhine, ta on konkreetselt sinu eesmärkide põhine, et kui sina panid, et tahan maratoni, run marathon inglise keeles, siis ta ühendas kõikide, kellel see sama pealkiri või sama eesmärk, et ta on nagu see samune idee ühendab teiste inimestega ära. Järgmine idee on sul see, et ma tahan lõpetada ülikooli kuskil, ma ei tea, Tallinnas või kuskil Stanfordis, siis ta ühendab selle eesmärk järgmiste inimestega, et ta on selle konkreetse eesmärgiga põhine. Ja kuidas see nagu nii-öelda siis timeline siia nagu tuleb? See nüüd ongi, osad on sellepärast, et need on mul sõbrad, ma olen huvitatud, minu sõbrad teevad ja teine on see, et need eesmärgid, mis ma olen teistega nagu kas siis follownud või kuidagi ühenduses olnud, et need jooksevad ka kokku. Et ta on poolenisti Facebook, aga lisaväärtus on see, et ta veel seob ka sinu ideed või unistused nendega, kellega sa tahtsid. Aga see on ainult juhul, kui sa ise tahtsid nagu seda inglise keeles publikult teha, et kui sa tahad hoida üksi, siis see võimalus on, aga see lisaväärtus lihtsalt, et sa saad teha midagi koos. Näiteks, paar näidet, mun sõber läks Tšiili, ka startupi indusega seoses, pani, et ma tahaksin õppida hispaania keelt ja Tšiilis just need inimesed nägid seda, et ta tahab ja siis ta viis tänu sellele nüüd kohalike Tšiili inimestega kokku, et ma võin sulle õpetada, et kas sa saad mulle aidata hoopis seda asja. Tänu sellele, et ma avalikustasin midagi, mida ma tahan teha, siis ta viis kokku inimesed, kes vaatasid, kuule ma võin sind aidata. Umbes saate põhimõttest aru. Ja hiljem on võimalik muidugi, on plaan ka teha, et sa saad teist inimest challenge ida ja sa saad kas või raha või mingid karistusi vahele panna, et see samune eesmärk, mida sa tegelikult tahad ära teha, mis on su mugavustsoonist väljas, et see tõesti ka saaks tehtud. Et meie fookus on lihtsalt see keskkond ise, inimesed ise üksteist võiks motiveerida. Et inglise keeles ongi see nimi social pressure, et see on see asi, millega me nagu püüame seda ära lahendada. Vot jah, see on siis see startup, mille ümber me oleme, millega täna siis tegutsen. Üks on tagasi, olin siis IT-ettevõttes ja tegelesimegi erinevate teiste startupidega, me olime lihtsalt IT-partner ja lihtsalt nägime maailma, kuidas startup maailm on ja mis vajadused neil üldse tehnoloogiliselt on. Kuni me siis järsku tuli meil oma idee ja mõtlesime, et me võiks kogu energia siis siia panna. Ja Eestis meil väga siin pikalt midagi teha ei ole, et me juba täna vaatame välismaale, paljud tiimiliikmed on ka siin välismaale, et siis seda enam on ta selline digitaalne äri või ennem oli digitaalne nomaadi elustiil, et meil lihtsalt Eestis ei ole
know-how'd, kelle käest küsida, et kuidas seda teha, teiseks ei ole ka sihtgrupp siin. Et see on väike osa ainult. Aga jah, see on siis väike promo, mis ma taustan. Küsimused, ja räägingi sellest just algusloost, et kuidas see algus sai ja kuidas see üldse startupi elu nagu ideest nüüd edasi on läinud. Et nagu ikka algus tuleb küsida, et üldse miks on mulle vajalik siuke elustiil, et miks ma tahan finantsiliselt vabaks saada või miks ma tahan just ettevõtlusega tegeleda või miks ma tahan just startupis olla. Järgmine küsimus, mida tahaksin, kui mul on raha, et siis kui palju mul piisab raha, et panna täpselt numbrid paika. Kui on see ettevõtlus, siis mis see suund on, siin olid ka need ringid, et mida ma oskan või mis mul hästi välja tuleb ja mis teenib ka. Ja kolmas küsimus on siis, kuidas sinnani jõuda. Need on need 3 põhiküsimust, loodan, et need kõigile saab natukene ka vastused. Rahastamisvõimalused üldse. Et näidata, et startup on ainult üks väike osa, millel kõigil on omad plussid ja miinused, et siis kuidas on võimalik rahaliselt vabaks saada, vähemalt mu enda vaatevinkli järgi. Üks on, et ma lihtsalt säästan, teen oma igapäevast asja, lihtsalt panen raha kõrvale, et ei kuulutaks kõik ära, mida ma teenin. Teine on isiklikud aktsiad, kolmas on ühisfondid, no nagu nendele väga pikaks ei lasku, et siis on indeksfondid, ma ei oskagi seda eesti keelde väga tõlkida, võlakirjad, mis on rohkem riikide vahelised teemad, kinnisvara, kas siis korterite vahel või kuld või hõbe või mis iganes väärtuslik on või bitcoin. Siis on annuiteedid, on teema, millele ainult keskendutakse ettevõtete vahel jällegi rohkem siuke laenu andmise viis. Siis on crowd loan, crowdfunding, täna teema, mida võite uurida, on ka tõusvas joones. Siis on startupidesse investeerimine. Üldjuhul seda teevad need inimesed, kes on ise juba startupi tee läbi käinud, kes on juba seal nagu turvalisemas tsoonis. Siis on siuke koht nagu Forex ja siis on ettevõtlus, mis on tänane teema ja siis on veel võrktunnuse veel 3 punkti, et tegelikult neid raha teenimise võimalusi on nagu päris palju. Ja igal ühel sobibki oma temaatika, tähtis on see, mis sind haarab või millest sina tahad saada nagu väga osavaks. Mind lihtsalt, minu kogemus ja minu enda passion või kirg ongi siis ettevõtlus, mille üks osa siis on startup. Küsimus teile, et kas te tead, mis on üldse startup, et kui ma toon vahet ettevõtluse ja startup, et mis teeb startupi? See on midagi täiesti uut, varem on olemas. Ettevõte võib ka põhimõtteliselt olla. Loon uue ettevõtte ei tähenda, et ma nagu... Kui ma midagi uut loon, siis ta võib olla noor ettevõte ja võib olla startup. Mõlemad võivad midagi uut olla. Startup varem kiire ja... Põhimõtteliselt on üks punkt, jah. See ei ole palgalisi töötajaid? Seda on, mõlemas on. No kuigi alguses võib-olla tõesti startupil on riskid. See on teine punkt, jah. Suure tõenäosusega teiste rahadega, kuigi on võimalus enda rahadega ka. Jah, startup on suurem kui enda raha peale. Just, jah. Ettevõte toimub nagu pinda mudeli all, põhjal nagu startup on nagu suure, ma ei tea, kas läheb. Jaa, see on ka väga oluline punkt, just jah, see on ka jah. Siit käisid läbi, üks on see, et sul ei ole konkreetselt võib-olla ärimudelitki, sul on lihtsalt idee, et ma hakkan nüüd edasi minema, sul ei ole võib-olla klientegi, olgu isegi kui sa oled aasta või 2 tegutsenud, sul võib-olla ei olegi veel konkreetseid kliente, võivad olla esimesed sissetulekud juhuslikult, aga see ei ole välja kujunenud. Siis on see kiirus, et ta on üles ehitatud sellele, et ta nagu skaleerumine on see sõna, et ma proovin mingi testgrupiga selle nagu mudeli ära ja siis kui toimib, siis ma hakkan seda hästi kiiresti laiendama. Hästi nagu inglise keeles seal growth marketing, et me teine eesti keeles võib-olla ongi hästi kiiresti turundama. Ja ta erinebki tavalisest noorest ettevõttest on see, et noor ettevõte, sul on esimene klient, sa oled juba võib-olla esimesest päevast kasumis ja hakkad järjest nagu kasvama. Aga startup läheb algus, kui siin on nagu 0, et ta läheb algus nagu miinustesse ja siis kui hästi läheb, et siis ta paneb eksponentsiaalselt ka üles. Neid graafikud on kohe näha. Aga täna me tõita nüüd olulised punktid välja. Lihtsalt inimesed tahavad segamini, et ettevõtluse startup tegelikult ei ole päris üks ja seesama. Rahastamine. Siin käis läbi, et enamik on välisinvesteeringu, kuna ta algus on suure tõenäosusega kahjumis, aga on olemas ka bootstrapping
võimalus, mis on siis su enda säästudest. Et võib juhtuda, et sa tegid eelmisel mingi eduka kuskilt, said raha, et siis sa saad enda rahadega järgmise käima tõmmata. Aga suure tõenäosusega on see, et ta algus teeb selle nagu kõvera läbi. Ja järgmine graafik, seda ei ole vist hästi näha. Ma võin enam-vähem seda selgitada punkti ära, et see graafik näitab, et algus, kui niipidi joon on siis kasum, siis ta algus läheb nagu kahjumisse ja siis kui hästi läheb, siis ta hakkab nagu üles minema. Seal on suured riskid, et kas ta läheb hästi või mitte ja siis igal etapil on siis eri tüüpi inimesed või investorid, kes võiks siis olla need, kes aitaksid nagu järjega edasi. Et on olemas algus erainvestoreid, siis on järgmine etapp on olemas mingid fondid või riskikapitalid ja siis sealt veel edasi, kuni sa jõuad siis börsini välja, et ta on hoopis teistsuguse struktuuriga. Kui me võtame tavalise ettevõtte, siis ta läheb arvatavasti lineaarselt, on küsimus, kui hästi ta läheb ülesse, aga siis kohe esimesest päevast on arvatavasti need kliendid või siis on ta võib-olla laenu peal. Aga startupid väga laenu ei võeta just sellel põhjus, et see riskid on üsna suured, et see õnnestumise määr on, ma nüüd ei tea, mis statistika õige on, aga üle 90% võib-olla ebaõnnestub üldse. Aga kuna ta ongi inimesed, need investorid on nõus ka riskima, et siis ta väga nagu sul nagu kodu ära ei vaeta, et tänu investorilt on võimalik siis katsetada selliseid innovatiivseid lahendusi, kui see on tõesti innovatiivne ja kui sa oled ise ka osav. Et see nii palju siis startupist. Kuidas leida see oma tee või oma suund, millega üldse alustada või millega testida? Et paljudel on see idee võib-olla juba, ma ei tea, väiksest saati, ma ei tea, 10 aastalt juba peas, et ma tahan selle vähemalt ära proovida, et kas see toimib või mitte. Osadel juhul on võimalik siis minna kuskile, inglise keeles jällegi hub'id, et on kuskil startup keskkonnad, Eestis on Garage 48 kõige tuntum, kui te teate neid Garage 48 tüüpi. Et tulevad inimesed kokku 9 nädalavahetuseks, nad ei teadnud mitte nagu keegi midagi veel ühtegi ideed, aga siis koha peal pandi võõrad kokku ja mõeldi välja mingi idee. Ja proovivad selle ära 2 päeva jooksul, et kas sellest ideest saab asja või ei saa, et see on väga ohutu viis, et 2 päeva jooksul näed ära, et kas siis inimestel tekkis huvi, et kas on mõistlik edasi aega panna või mitte. Et need on siis startup hub'id ja Eestis ongi Garage 48 üks nendest suurematest. On olemas ka inkubatsioonid, kus sa saad minna ja testida oma ideed ja siis saad minna ka mitte ainult Eestisse vaadata, vaid ka välismaale. Et sealt saab siis kokku nende inimestega, kellel võib olla idee, et ma võin olla kasulik. Meil oli õnneks teine tee, et me olime lihtsalt enne see IT-ettevõttes nii paljude startupidega seotud, et leidsime siis mingil maal, et selle asja peaks ikka ise ära tegema. Minul, kui ma rääkisin 2007 lõpetasin Viljandis, siis ei olnud ühtegi kontakti, ühtegi ideed, mitte midagi ei olnud, siis oli esimene samm, kuidas teed leida. Need on siis võimalused, et iga mull, et meil on täna nii palju võimalusi, lihtsalt tuleb olla nii palju avatud, et minna proovima, näiteks te tulete täna koolitusele või proovida liituda mõne organisatsiooniga või teha proovida mingi nädalavahetusel mingi projekt läbi teha. Et see on esimene reegel, et kui sa ei tule mugavustsoonist välja, et avastada midagi uut, mida sa varem ei teinud, ju siis ei tule ka midagi uusi ideid sulle, et kui sa täna kui sa oma mõtlemist ei muuda, siis ei muutu ka tulemused, et esimene nagu samm on see, et muuda oma mõtlemist, teine samm tegutse selles suunas. Teine on see, et saa eksperdiks. See on siis selline klišee, et kõik me teame, et saa eksperdiks, aga seal on point see, et kui sa tahad olla mingit väärtust pakkuda, siis sa pead olema sellel alal hea. Et kui Krista ütles, et tema on raamatupidamis, ma olen veendunud, et ta on 5+ aastat ennem ta pühendas ja õppis sellesse, enne kuidas temast hakati uskuma ja ta sai siis oma blogil või sellel teemal nagu hakata rohkem raha teenima. Võt on selline reegel nagu 10 000 reegel, et umbes on teine on 20 tunni reegel, et kui sa õpid nullist midagi uut, siis 20 tunniga sa saad selle asja niimoodi selgeks, et sa juba midagi oskad, näiteks 20 tunniga mul võimalik õppida uus muusikainstrument näiteks ära. Ja 10 000 on see koht, kus sa oled nüüd ekspert, kus sa võid siis
selle rahaks teha või siis tõesti niimoodi, et kas sa saad heasse tiimi või sa teed oma blogi või teed midagi kolmandat või neljandat. Kui sa paned oma aega ühte asja, teise asja, kolmandasse, neljandasse, siis proovi nendes kõikides, sa ei saa lihtsalt seda 10 000 tundi täis. Et kui tulla tagasi siia, et siis see on kõigest vahesamm, et sa proovi ja avasta, mis rohkem meeldib. Kui ma täna ei tea, mida ma tahan, siis kui seda ringi avastades ükskord ikka leian. Aga kui ma selle leian, siis tuleb põhimõtteliselt enamik mulje sealt ümbert ära võtta, et pühenduda oma tänane päev või põhiosa oma ajast siis sellele ühele mullile, et hakata koguma siis seda 10 000 tundi. Ja no kõige parem investeering muidugi on haridus ja igasugused koolitused, et kohe niimoodi ei tulegi võib-olla hoobilt ideed või kohe ei ole oskusi, et seda tulebki ennast jooksvalt siis koolitada, et kas siis läbi kooli või läbi mingite erinevate koolituste ja neid kogu aeg siis sinna panna väga suure osa oma ajast. Siuke sõna on ka olemas inglise keeles, sellele ma ei ole eestikeelset vastet veel leidnud, on siis grit. Grit on kõige lähem mõiste, on siis minu arust on pühendumus. See ongi see, kus on kaks asja koos, et püsivus ja siis inglise keeles passion ehk siis ongi kirg ja püsivust kokku pandud. Et sa leiad miskit, mis sind tõesti paneb põlema, mida sa tahad siis ka teha, kui teised teevad õues pidutsevad, et sul ikka see nagu paneb käed värisema ja siis seda teha piisavalt kaua. Siis on ükskõik mis tee või mis idee või mis iganes rollis sul on, et see kunagi hakkab ikkagi ära tasuma. Ja see samune, see on TED Talk, ma ei tea, kui palju te TED Talkidest teate. Seda võite siis ise pärast guugeldada ja vaadata läbi, et see on minu meelest ainult 6 minuti video, aga annab üsna selgelt selle pointi edasi, et tema on siis ise õpetaja ja siis ta vaataski, et mis tudengid nagu said paremaid tulemusi või kellest sai edukamad inimesed. Ja ta ütleski, et see ei olnud mitte Anne ja see ei olnud mitte ainult mingi eeldused, mis tal olid, vaid tegelikult need olid kaks asja kokku, et ta oli leidnud mingi asja, mis talle väga meeldib, olgu see kas või Chihuahua blogimine ja ta tegi seda piisavalt kaua, siis see oligi see, mis tegelikult ühte inimest või ühte tudengit teist eristas. Et ei ole nii, et üks, kui on ta ilusam või kui ta on targem või ta on mingite eeldustega, et siis ta on juba nagu sinust ees, et ei ole lootust, et tegelikult ei ole see ei ole nagu tema hinnangul see edu valem. Ja ma usun ka täiesti sellesse. Veel rollidest startupis olen toonud välja siis need, millega meie omas tänases järgus kokku puutume. Et roll võib olla see startup siis, kas siis töökoht või see, mida sa siis seal startupi sees teed. Et võib olla siis see inimene, kellel on see visioon või idee, see on siis see tegevjuht, millest võib saada finantsiliselt vabaks. Samas see ei pea olema alati tegevjuht, see võib olla ka see, et sa oled mingi tähtsas rollis selles tiimis sees. Et sa võid olla tootearenduses, et kui näiteks on IT või mingi muu tootmise eriala, need on väga tasuvad ja väga mugav on olla seal tiimis. See võib olla finantsjuhtimine või raamatupidamine, nagu on Krista. Või oled sa turunduses või müügis hea, või oled sa üldjuhtimine, see on isegi selline operatsiooniline juhtimine. Või on see juriidika või 3 punkte, et see alati ei pea sa ise olema idee autor, mõnikord on hea olla võib-olla mingis kindlas rollis, kus sa oled siis võib-olla mitte isegi töötaja, vaid sa oledki siis selle partneri rollis, nagu Krista ennem välja tõi, et koostöö lihtsalt mingi ettevõttega, et see tähtis on, et sa oled mingi ala ekspert või mingi ala spetsialist seal samases pundis. Minul enda lihtsalt on meeldinud, tegelikult ma olen ise 2 rollis, et mul on väga meeldinud siis juhtimine, just inimestega suhtlemine, juhtimine ise ja olen ka tegelikult see sõna nagu UX analüüs, mis on user experience'i analüüs. See on ka teine roll, et miks mulle meeldib siis mingit veebi kallal nokitseda ja kogu seda süsteemi üles ehitada. Et need 2, just see UX oli tegelikult see, mis mind nagu millest ma raha sain, aga juhtimine on siis kõrvalt ka nagu selline jooksev eneseharimine olnud. Et ma ei õppinud tegelikult otsesest juhtimist, ma õppisin mingit nišikat, aga juhtimine on lihtsalt üks lisaväärtus, mis on ümber on siis juurde tulnud. Toon mõned näited startupidest, et ma ei tea, kas te kõiki, loodan, et te teate, välismaami. Võib nende taustu või nende põhitiime guugeldada
et öeldakse, et tuuakse mingi näited, et Facebooki juht Zuckerberg läks ülikoolist, kukkus välja, Microsoftil kukkus ülikoolist välja, on toodud hästi palju näiteid, kukkus ülikoolist välja, et tegelikult ei ole see ekspert või see haridus nii oluline. Tegelikult, kui sa vaatad seda, mis nad tegelikult oskavad, siis nad olid ikkagi Stanfordi ülikoolis või hästi tugevas ülikoolis, nad olid väga targad, tegelikult nad pühendasid selle eriala lihtsalt paar inimest või paar-kolm näidet on siuksed, kes lihtsalt formaalselt ei lõpetanud miskit ära, aga nad on kõik oma eriala spetsialistid, kes on siis 5-10 aastat selle alale ainult pühendunud, kui nad siis lõpuks selle rahaks tegid. Et just ma mäletan Tesla lugu, ma lugesin see Elon Muskist, et tema alustas juba 10-aastaselt, kus ta luges siis umbes, ta ütleski nädalaga vahepeal isegi 5 raamatut läbi, et ta leidis oma kire ja lihtsalt õppis ja ammutas igasugust infot, kuni ta lõpuks nüüd, kui ta on siis, ma ei tea, 25+, siis ta hakkas seda rahaks alles tegema. Või ta oli võib-olla isegi noorem, kui ta hakkas tegema. Aga ta oli jällegi see 10 000 tundi oli tal enne sinna järgnenud. Samamoodi võite guugeldada Eesti näiteid, et ise nüüd rohkem ka nendega kokku puutun, et TransferWise käis siit läbi. Skype ka, GrabCAD, tema oli TTÜ-s õppis inseneriks, tegi magistri inseneris ära, Pipedrive'is on üks Eesti IT edulugu, müügi edulugu pigem, Plumber on IT edulugu, et need kõikide tausta, kes on kuskile maali jõudnud ja siis sellega kuidagi seotud on, nad on olnud siis oma eriala eksperdid. Sellega õppinud meeletult palju, kuni ükskord see tagasi tulnud. Ja edulood ei ole ainult siis nendel, kes siis on seal juhid, vaid need, kes on nendega kuidagigi seotud, et kas või raamatupidamisega või mingi konkreetse rolli täitmises. Et need on siis paar näidet siin. Eesmärkidest, see on siis mul see teine pool, miks tänu AdGoalsile, tegelikult ma olin enne AdGoalsi ja olin ise 5 aastat ka koolitanud just nendel teemadel, et kuidas seada eesmärke ja kuidas nendeni jõuda. Ja see on ka üks oluline osa, et mis iganes see finantsvabaduse suund on, et oleks siis üsna konkreetsed sammud enda silmes, et kuhu ma üldse tahan jõuda. Et ennem rääkisime, et on oluline miks ja võib-olla on ka oluline kuidas, aga siis see ka, et mida ma täpselt tahan. Ja selleks on, Einstein on ka öelnud, et eesmärgid teevad sind ka isegi mitte ainult edukamaks, vaid ka õnnelikumaks, sest sa ise panid endale mingi konkreetse joone, millest üle astudes sa tunnetad, et nüüd ma olen selle joone ületanud. Ja siis sa saad seada järgmise ja järgmise, et see ei pea olema mingi paberil või kuskil keskkonnas, võib olla kasvõi oma peas, aga lihtsalt on tähtis läbi mõelda, et mida ma tahan teha. Et ennem see näide Mastermindist, et kas või 2 nädala kaupa, et ma luban ära teha selle, kui sa kas või 3-st 1 ära tegid või 2, see suurendab seda jällegi edukust ja siis suurendab ka õnnetunnet, et ma olin selle joone nüüd ületanud. Ja eesmärk ei pea olema ainult karjääriga seotud, eesmärk võibki olla näiteks ära lahterdada, et kõik, mis ma tahan näiteks perega, et mis mõtled läbi kõik perega seotud või suhted. Võib olla finants ja karjäär, võib olla kooliga seotud, võib olla, ma ei tea, fun'id asjad või inglise keeles bucket list, mida ma tahan ära teha, et mida ma tahan kõike kogeda, et olgu see bensi või olgu see koerte varjupaigas mingi kellegagi jalutamine või seaga jalutamine, mis iganes. Et neid lihtsalt see, et võtta aeg-ajalt maha, mina ise teen seda kord kuus, aastavahetusel siis rohkem, et see ongi juba väärtus ise, et mida ma üldse tahan ja mis jooni ma tahan ületada. Siin on, see on nüüd natuke reaalsus on see, et kõik me tahame tavaliselt rohkem, kui on reaalsus, siis näitab illustratiivselt, et need on kõik mõtted, mida näiteks tahaksin ära teha, et võib-olla kollased on kõik spordiga seotud, oranžid on kooliga seotud, punane on, ma ei tea, tööga seotud, et lõpuks, mis see tunnel siin on või see lehter, on see, et ma saan teha ikkagi ühe asja korraga ja mul on päevas ikkagi 24 tundi, millest ma 8 tundi magan ja tahaks puhata ka, et võib-olla 8 tundi või 10 tundi on siis asjalik osa. Nüüd on küsimus prioritiseerimises ka, et mida ma saan üldse selle 2 nädala või selle kuu jooksul ära teha. Et sellepärast ongi hea mõelda, mida ma pikas plaanis tahan teha, aga samas tulla niimoodi reaalsusse, et võib-olla nädala kaupa siis mõelda, mida ma siis sel nädalal kohe kindlasti võiksin ära teha, et mis sealt lehtrist võiks läbi minna. Startupis vähemalt on
selline reaalsus, ma arvan, et see on üleüldiselt ka elustiilis, et sa nagu ei näe tegelikult seda päris mäetippu, et sa paned mingi eesmärki ja siis sa vaatad, see oli hoopis vahelüli, et sa ei jõudnud ikkagi sinna, kus sa mõtlesid jõuad, sest lihtsalt asjad võtavad rohkem aega, kui sa alguses ette kujutad, aga sellepärast ongi okei mitte mõelda enam-vähem see lõpptipp, kus ma tahan jõuda ja siis teha see lihtsalt võib-olla 1 kuu või 1 nädala kaupa, et ma vähemalt ületasin selle nädala või kuujoone ja ma olen sellega õnnelikum, et kui ma kogu aeg mõtlen seda 3 aasta eesmärki ja ta on kogu aeg nii kaugel, siis ta mingist hetkest hakkab lihtsalt nagu frustreerima. Aga see on mingil määral siis reaalsus. Teine reaalsus, millega on siis kokku puutunud, eriti meil enda veebiplatvormiga siin oleme umbes, nüüd ei julge öelda, 5-10 korda kohe kindlasti oleme mööda planeerinud oma tegevuse kiirust just toote arendamise poole pealt. Sest et alguses mõtlesin, mis seal ikka, et teed mingid postitused, teed newsfeedi ja teed, tundus kõik nii lihtne, kui alguses paberil oli, aga kui pärast tuli need kõik lingid ühendada, siis järjest rohkem tuli need detaile, mida tuleb ära teha ja samune eelarve, see ongi läinud umbes kui ennem oli eelarve, oletame 10 €, et siis on läinud umbes 100 €-ni. Et seal lihtsalt sellega tuleb startup maailmas arvestada. Ja sellepärast ongi see protsent ka hästi suur, miks startupid ebaõnnestuvad, nad lihtsalt ei jõua lõppsihtkohani, nad mõtlesid mingi plaani ära ja nad nägidki ainult seda lippu, nad mõtlesid, et selle rahaga peaks hakkama saama. Reaalsus oli see, et sellega ei saanud hakkama ja siis mingil maal lihtsalt nagu lõpetati. Ma loodan, et meie ei ole see, kes seda sinna nagu poole peale jääb. Me loodame ikkagi olla tulevikus see, kes lõpuni jõuab. Aga see on nagu reaalsus, kui rääkida siis startupi poolelt, et see on siis selle maailma miinus. Ja see on just sellepärast, et pluss on see, et sa teed innovatsiooni, miinus on see, et innovatsioonis on hästi palju teadmatust. Et kõik mingid uued vaatenurgad tulevad siis, kui sa hakkad midagi reaalselt tegema, siis sa saad alles teada, mida tegelikult nagu tuleb teha. Et see on siis see miinuspool. Jällegi üks praktiline näide, kuidas mina nagu nädalat või isegi kuud vahepeal üldiselt, nagu vähemalt mõtteviisilt, kuidas ma haldan, on siis niimoodi, et ma mõtlen enam välja oma elustiili, kuidas ma mingisse valdkonda tahaksin oma aega panna. Ja näiteks, mul ongi, võtan 1 nädala, et ma tean kohe, et 8 tundi nädalas või 6 tundi nädalas või 6 tundi päevas peaksin magama. Siis ma mõtlen, et ma nii palju võiksin kooli või karjääriga tegeleda, nii palju võiksin õppida mingit uut, näiteks muusikainstrumenti, nii palju võiksin sõpradele pühendada ja nii edasi. Et ma mitte ei jälgi ainult eesmärke, vaid ma jälgin oma aega, kuidas mul päevas ajaliselt see jaotus on. Ja see ongi see teeb selles suhtes lihtsamaks, et kõiki asju ei saagi mõõta ja kõikidel on niigi suur teadmatus, aga mida ma saan konkreetselt mõõta on oma tunnid. Et kui ma tean, et ma panen näiteks sellesse erialasse päevas 5 tundi, siis ma tean, et ma suurendan iga päevaga tõenäoliselt, et ma seal eksperdiks ka saan. Võib-olla ma ei oska, näiteks kas või ma õpin prantsuse keelt, tahan prantsuse keeles eksperdiks saada, ma ei tea, kui palju tunde läheb ja ma ei saa täpselt panna, et juuli lõpuks on mul see selge, sest see on teadmatus, et sul võib 100 põhjust vahel tulla. Aga mida ma saan teha, et ma õpin prantsuse keelt iga päev 1 tunni näiteks või 5 tundi. Et kui see niimoodi läbi mõelda ja proovida kõik oma tegevused, mida ma tahan 1 nädalas ära teha, siis selle nagu pluss on see, et see toob tagasi nagu reaalsusse, et siia minul jällegi enda näitel iga nädal nii palju asju on need, mida ma saan teha ja siis need on need, mis tegelikult listist välja jääb. Et see suur osa aja planeerimisest või produktiivsusest on hoopis need, et millele ma ei pean ütlema. Ja siis sealt tulevadki need kompromissid, et need ma pean oma elust välja viskama, et seda asja võiks saavutada. Et lihtsalt paberile pliiatsile või siis lihtsalt aeg-ajalt õhtuti läbi mõelda. Mul täna on see lihtsalt automaatselt nagu peas, et kui ma korra mõtlesin läbi, et kui palju ma päevas võiks mingi jaotus olla, missugused võiks mu igapäevast harjumused, siis õhtul lihtsalt piisab 5 minutist, kui ma võtan oma päeva peas kokku. Et osad inimesed nimetavad meditatsioonis ka, kus nad mõtlevad hommikul ja õhtul rohkem läbi. See on tegelikult minu arust üks osa sellest meditatsioonist, kus ma lihtsalt nagu mõtlen, ma astun nagu sellest mürast või igapäevasest tormamisest sammu eemale ja vaatan ennast, et kuidas ma sel päeval või sellel nädalal või sellel kuul olin.
et see elustiil, ükskõik mis see suund ole, kas on see startup või mingi muu suund, see tegelikult on nende igal pool üks ja seesamane. Veel kogemustest ja võib-olla on teil mingid küsimused, siis on nagu see startupi poolelt ma võiksin siis rohkem rääkida, aga jah. Et näitasite seda coverit täp alla. Jah. Et tahtsin küsida, et kus teie oma seda ad coach'i seal coveri peal asutate? See on hea. Meie oleme see teine ring seal, kus see number 2 on. Startupis on, see cover on umbes niimoodi, et sa, no võib-olla algus on sul oma vabad vahendid, see umbes, ma joonistasin selle coveri niimoodi, et sul on igal etapil on mingi eelarve, et näiteks sul on vaja mingit raha, et teha siis see osa tootearendusest ära. Siis see eesmärk saab täidetud, siis on järgmine round on järgmist raha vaja. Ja need on need etapid siin, mis on nagu seal see start, siis on esimene ring, teine ring, kolmas ring ja neljas ring. Startupis käib see raha tõstmine siis umbes niimoodi, et sa igas ringis vaatad uuesti üle, kui see raha otsa sai ja klient pole veel maksnud, et kust saada järgmiseks vooruks või järgmiseks selleks nagu eesmärgiks rahasid. Ja igal sellel on erinevad siis tüüpi investorid, nagu mainisin, et algus on võib-olla rohkem eraisikud, siin on juba suuremad riskikapitalid ja võib-olla välismaal, siin on võib-olla Eestis, et sa mõtled läbi, et kuidas sul on võimalik järgmine etapp niimoodi üle elada, et sa oma eesmärgid ka täitsid. Et see on põhimõtteliselt istud laua taha ja leiad kokkulepped, et mina annan sul nii palju raha nagu investor. Startup annab talle vastu näiteks osalust ja siis ta sealt see kokkuleppe tulemus ongi, et startup andis siin ära mingi arvu osalust, samas ta sai oma raha, et jõuda järgmisse etappi. Iga järgmine etapp, see väärtus tal tõuseb, et tal antaksegi, et näiteks siin sa said 1 euro eest võib-olla ühe osa, niimoodi päris ei ole, oletame, et sa maksis üks osa 10 euri, kui sa natuke jõudsid edasi, sul on risk väiksem, siis see samune, täpselt sama suur tükk maksis 100 euri, siin maksis 1000 euri ja nii edasi. Et meie olemegi nüüd siin roundis, teises ringis ja oleme seda siin ette valmistamas ja see tähendab seda, et me suvel vaatame siin välismaale ja peame siis välismaalt selle järgmise raundi raha kuidagi kokku saama. See oli, natuke ma selgitasin ka seda graafikut juurde, aga me oleme punkt 2 juures või 1 ja 2 vahel. Siuksed terminid, seal on veel, ma ei tea, kas te teate, IPO on, kui palju teab, mis on IPO? Jah, initial. Ja siis on päris avalik. Võib ju olla niimoodi, et startup saab juba siin ka, et ideaalis startup juba siin saab raha, et siis lihtsalt ta kasvab edasi ja tal ei olegi vaja siin enam investorid. Aga üldjuhul isegi kui ta saab siin raha, siis ta, kuna maailm on hästi julm ja konkurentsitihe, siis nad tahavad järgmise raha sellega, et ta nagu hästi nagu kiiresti leviks. Et oletame, Transferwise ka, et ta juba midagi teenib, aga ta siis nüüd tõstis veel müstilise summa juurde, oligi see, et ta oli siin etapis see innovatsiooni ära tõestanud, et see toimib. Nüüd kõik maailma riigid vaatasid, et ohoh, me tahame ka sükest asja teha, nüüd siit läks edasi võidukäik ja siin on see põhjus, miks startupis veel ja veel investeeritakse, kuigi võib-olla on tal juba mingi sissetulek või kasum olemas. Et just selle mõttega, et ta kiiremini võtaks selle kogu selle turu ära, et kui vaadata maailmakaartist, ta tahab hästi kiiresti niimoodi suureks saada, et ta nüüd on maailma üle võtnud. Samused näited Uberist, Airbnb'st, Snapchat, Facebook, need kõik on. Facebook võib-olla oli veel algeline näide, aga tänapäeva ettevõtted, kes on siis juba miljardi ettevõtted, nende see tsükkel on hästi kiire, hästi lühike. Facebook võib-olla, ma nüüd ei mäleta peast, Facebook jõudis selle nimetus on unicorn, on see nimetus, kui sa oled miljardi ettevõte või miljardi väärtusega ettevõte, et Facebook vist jõudis 7 aastaga, aga nüüd on juba 3-5 aasta ja üks graafik oli veel niimoodi, kus näitabki, et siin on aasta 2005, siin on kuskil 6-9, täna võib-olla 16, et siin oli üks ettevõte, kes sai siia.
siis siin oli tihedus võib-olla 2, siin oli tihedus 3 ja nüüd see tihedus on niimoodi, et iga kuu või üliväikse aja tagant tuleb 1 miljard ettevõte. See ongi just seesamune, et praegust võib-olla ongi seda nimetatud ka startupi mulje, et vähemalt USA-s kõik on nii, näevad selles nii palju potentsiaali ja panevad vahepeal isegi pimesi, mõned õnnestuvad, mõned ei õnnestu, et hästi palju siis liikus siin vahepeal raha, aga no see igal mullil on ka alati need kohad, kus mull võib mingi hetk lõhkeda ja siis kaotavad need, mis eelmisel finantskriisil ka juhtus, et startupil on ka seesamune oht olemas, et ta tegelikult on üks suur mull, aga samas on ka siin taga niisuguse potentsiaal. Et ta on natuke, osad toovad paralleele, ma ise tahan ka paralleele nagu ma ei tea, gamblinguga või üldse hasartmänguga, lihtsalt see hasartmäng on reaalsus ja sa teed nagu, sa pead võtma samamoodi riske ja sa igas selles voorus pead otsustama, et mida ma nüüd edasi teen, kuhu ma liigun, sul on hästi kiiresti käivad need asjad, aga ikkagi lõpuks, kui sa võid duubeldada ja lõpuks võib juhtuda, et siin sa kaotad kõik, et isegi kui sa olid vahepeal väärtuselt juba tundub, et nagu edulugu, siis kuna sa võtsid veel suuremat riskid, siis see kogu see edulugu võib ikkagi nagu katki minna. See on see asi, et igal asjal on, kui mingi pluss, siis kuskil peab olema ka miinus, et tähtis on see, et mida rohkem seda valdkonda tunned, mida rohkem sind ennast see teema paelub, seda rohkem sa suudad tegelikult neid riske hajutada, et kui sa seda maad tunned ja see ei olegi tegelikult nii keeruline, et iga ring tegelikult sa oled järjest targemaks saanud, et siis sa kogu aeg oskad ka riske maandada, et lihtsalt see võib olla natuke usalik näide, kus nemad on natuke uljemad kui eestlased, et eestlased on liiga konservatiivsed, USA on liiga uljas, et seal vahepeal on see kesktee, mis on siis kiire kasvuga ja potentsiaalne edulugu. Jah. Võib veel küsimusi küsida, et ma võin vahepeal rääkida. Kuidas idufirmad nagu kasumit teenivad niimoodi näiteks, kui on see jätkuvus? Juhus ei püsi raha kasutajatele? Jah, see on meil suvel üks eesmärk, mida me tahame nüüd ära testida, et mis see meil see ärimudeli suund on. On laias laastus B2C ehk siis business to consumer, et sa küsid siis lõpptarbijalt, inimestelt raha, teine business to business, et sa küsid teiselt ettevõttelt. Ja meil AdCoach'is tegelikult on need potentsiaal mõlemas suunas olemas, et üks suund, mis meil on nagu, me ei ole lihtsalt ajaliselt sinnamaani jõudnud, et see on järgmistes etappides, ongi just sarnane nagu Endomondos või LinkedInis, et sul on premium funktsionaalsused, et sul on mingi osa on tasuta, saad kõike normaalselt teha, aga võib-olla premiumis saad infot rohkem turu kohta, mis maailmas toimub, et näiteks LinkedInis sa saad infot turu kohta, et kus on üldse mingi potentsiaalne tööturg või kuhu võiks oma osakonnad panna, et näiteks kui Eestis ja Idamaades on hästi tehniline niisugune turg, et siis LinkedInis nad saavadki, et me paneme siis tehase sinna või viime ettevõtte sinna. Et premium kontoga on võimalik teenida küll tavakasutajal. Teine suund on meil marketing suund, et viia kokku teenuse pakkuja sellega, mida inimesed tahavad, et kui minu soov või eesmärk on näiteks triatlon läbida või maraton või bensihüpe ja teised inimesed, kes siis oskavad mind koolitada või oskavad teenust pakkuda, need kaks kokku viia. Ja see ei ole spämm ka, et kui ma tõesti tahangi maratoni, siis ma olen huvitatud kõikidest, kes võiks näiteks mingi eratreenerid olla. Või bensipakkuja vastavalt, et kui tuleb soodus bensipakkujalt, siis ta on väga otsene reklaami teenimise viis. Ja ta ei ole see reklaam selles mõttes, et sul on mingi vilgub mingi reklaam, vaid see võib olla ka e-mailis, et see tuleb list teenustest, kes sulle relevantsed on. Ja kolmas suund on meil see ettevõtete suund, kus siis mitmed organisatsioonid on täna küsinud, et nad tahavad seda samast platvormi enda organisatsiooni sees ära kasutada. Et sul on nagu oma kohalik social network enda organisatsiooni sees. Et kui sul on 20 inimesega ettevõte või kas või MTÜ, siis see võib-olla ei ole väärtust, aga kui on näiteks 100 inimest või 1000 inimest, nagu välismaal isegi normaalne, siis sa isegi ei tea, mis sul töötajate vahel toimub, et seal on ka kaos, et seal on ka väga hea, kui tiimid seavad eesmärke või siis teevad mingid teambuildimise tegevusi koos. Et meie enda tiimi sees kasutame ka seda teambuildimise vahendina ka ära, et me panemegi mingit nagu wishlisti kokku, et mida me tahame tiimis iga kuu nagu tahame midagi uut teha
et siis me võtame sealt wishlist'ist, et mida me võiksime tiimiga omavahel ära teha, et tegelikult see B2B suund on ka meil täitsa nagu reaalne. Ja siis on veel mingi hunnik väikseid asju, et seal on jällegi sul iga päev või iga kuu tuleb uusi ideed, neid lihtsalt tuleb testida, et mis on nagu efektiivsem. Said see vastuse? Veel küsimusi? Veel siuksest faasist, no kõige raskem osa võib-olla ongi see, et kus ma leian selle nagu idee, et algust lihtsalt testida, et see on jumalast okei, et 9 ideed läheb no mitte untsu, vaid 9 ideest leiad, et sellest ei saa asja, 10 on nagu see asjalik, et selleks ongi need nimetusega hackathonid, kus sa lähed nädalavahetusele, võib-olla testid mingid ideed ka ainult 2 päevaga või sa teed, ma ei tea, kooliski teed mingi projekti, kus sa lihtsalt proovid hästi kiiresti. Selle nimi on fail fast, et sa proovid hästi kiiresti läbi, et kas sa oleksid nõus sükest asja maksma, kui ma teeksin seda, et seal on loed paar raamatut läbi, et kuidas seda hästi kiiresti teada saada, et kas see toimib või mitte ja siis sul tegelikult oli lihtsalt üks lahe nädalavahetus, kus sa õppisid lihtsalt, kuidas võib-olla mingit projekte või kiiresti mingit ideed ellu viia. Et siin kõige jubedam ongi see, mida on tehtud ja kus on hästi palju Eestis ka kahjuks edulugu või mitte edulugusid, ebaedulugusid, kus nad panevad, et ma tean, nad nagunii tahavad lõpptarbijaga, nad ei räägigi, nad lihtsalt oletavad, et nagunii nad tahavad. Siis nad küsivad esimese raha, nad küsivad teise raha ja siis siin avastavad, et tegelikult seda turgu polegi, et nad ei pakundki lisaväärtust. Ja siis lähevad alles pankrotti ja siis neil on hunnik vaenlasi, nimetad investorid, kes siis nendes pettunud on. Et kui sa kohe alguses lähed kliendiga suhtlema ja loed natuke rohkem, et kuidas seda kiiresti testida, siis see on tegelikult lihtsalt üks põnev asi, kus ennast kooli kõrvalt või töö kõrvalt harida. Mul on hästi palju tuttavaid ongi need, kes lihtsalt käivadki, neil ei olegi nagu mingit suurt soovi, startupi nad võtavad kui lihtsalt hobin, et ma lihtsalt vahepeal mõni nädalavahetus või mõnikord lihtsalt testin mingit ideed, et kas läheb. Et kuigi nad teevad oma igapäevast asja edasi. Et see on ka okei. Ja süke termin on ka hästi hea, populaarne nagu pivot, et kui palju te pivotit teate? Kõige ei tea, pivot. Pivot on see, et ma lähen algus, mul on mingi idee, et ma lähen seda asja teen ja siis sa jõudsidki siin kuskil järeldusele, et see ei olegi täpselt see sama asi, et ma võtan hoopis teise suuna. Näiteks või Nokia näide, võib-olla see on kõige tuntum näide, et alustas mingi rehvi firmana ja siis ta kogus juba töötavad võrgustik kokku, aga tegelikult võiks elektroonikasse minna. Alustas rehvidega, lõpetas elektroonikas. Airbnb, kes täna on see korterite jagamise teenus, nendel oli ka mingi, ma ei mäletagi, mida nad seal korterites teistmoodi tegid, et enamikel, kui vaadata seda taustat, siis nad ei liigu niimoodi, et mul on idee ja nüüd on lõpptulemused tavaliselt, nad teevadki nagu hästi palju idee muutusid, nad lihtsalt millegiga hakkavad pihta ja nad proovivadki testida hästi varajases faasis, et kas see toimib ja siis nad lihtsalt ei lõpeta, vaid nad proovivad suunda muuta. Ja võib-olla kui sa 7 korda suunda proovinud muuta, et siis on see koht, kus võib-olla pole mõtet edasi pushida. Et ka see on väga okei. Et ebaõnnestumine on üks väga oluline asi, mida endale õppida, et kõik tahavad õnnestuda ja kardavad eksida, tegelikult just see kultuur, vähemalt selles maailmas on see, et eksimine just on just see õigem. Et kui sa eksid kiiremini ja endale tunnistad, siis sa tegelikult olid enda vastu ausam ja sa said varasemas etapis mingi nagu reaalse suuna muutuse teha. Et see samune, enam ei ole seda mugavustsoonist väljas, et mugavustsoonist väljas on ka tegelikult see hirm, et kui ma lähen välja, et äkki mul läheb midagi halvasti, et tegelikult nagu mitte midagi ei juhtu, et kui sa natuke välja lähed ja milleskis nagu ebaõnnestud, et see ei ole, keegi näita siin näpuga, kui sa midagi uut proovisid, et kui sa lähed esimest korda esinema või lähed esimest korda teed midagi uut, et siis inimesed ei näita kunagi näpuga, et see samune elustiil on nagu kogu aeg sama. Jah. Kas teie siis selle AdGoalsiga on ka siis idee muutusi olnud palju? Jep, AdGoals on tegelikult üldse teine suund. Algus me tahtsime tudengite vahelist ürituste jagamise
no see oli umbes 3 aastat tagasi, kui tahtsime jagada, et see kõik, mis on ülikoolide vahel mingid üritused ja organisatsioonide korraldatud koolitused, et üliõpilaste sees, vähemalt Euroopas, liiguks ürituste kohane info. Ja siis me leidsime, et see on liiga suur ja liiga mahuka, siis me läksime kitsamaks, siis jõudsime sellele väiksele osale nagu mingi eesmärk ja sellest eesmärgist me läksime üldse tudengitest välja ja läksime teisele suunale. Ja see samune eesmärk on ka kogu aeg loksub ühes ja teises suunas, et küsimus on, et kas võtta see oma brändingus, ma võin näidata brändingu pilti. Mis suunda me välja kommunikeerume, kas süge, mis on rohkem elustiil ja rohkem fun kallak või siis see suund, et ta on rohkem asjalik ja koolitused, kas see on meil tänine küsimus ja me proovime leida selle tasakaalu. Tegelikult see toode on ükskõik, sa teed lihtsalt selle albumi, et mul on album nimega Kooli asjad on väga asjalikud. Teen järgmise albumi, mis on siis, ma ei tea, kõik kreisimad asjad, 3. album on mingi 3. Tegelikult ta katab hästi palju valdkondi, et ma võindigi teha nagu asjalikke ja funne, aga kui ma välja kommunikeerin mingit pilti ja teen mingit disaini ja ma pean ühe sõnumi välja saatma, et siis sellest sõltub päris palju, et missuguseid kliente või missuguseid kasutajaid sa hakkad saama. Et kui sul on süke pilt, siis tulevadki kokku sellised elustiili inimesed, kes võib-olla ei ole selles karjääri osas nii tugevad ja vastupidi, et kui tuleb liiga asjalik, siis ta muutub võib-olla liiga konservatiivseks, et seal me oleme hästi palju kursimuutusi vähemalt turunduses teinud. Et me loodame, tegelikult on inimene niimoodi, et ta, kui on see sügisest aastavahetusena, siis see on pigem asjalik periood, jaanuarist kevadine on selline kombo ja suvel on tegelikult hästi fun periood. Et ta võiks tegelikult aasta aegade kaasas liikuda, aga reaalsuses on üsna raske niimoodi ikkagi turundada. Ja nüüd me oleme hästi palju nagu Exin tiimi liikmetega ja seal ongi see, Krista ütles ükse nime nagu käive, töötajate käive, mina olen kuulnud töötajate voolavusest, flow. See samane näide on meie tiimis ka, et lihtsalt testida erinevaid inimesi, kellega koostööd teha, et seal me oleme ka hästi vabalt kuidagi võtnud, et meil ei ole kunagi kriteeriume, kes meiega liitub või kellegi on koostööd teeme, oleme selles suhtes avatud, aga just see, et mis nüüd edasi saab, see testperiood, et seal me oleme hästi kriitilised, et kas lähevad asjad nagu, kas klapivad suunad ja mõtted ja üldse kultuur või mitte. Ja seal me oleme hästi palju pidanud kaklema tänu sellele, mitte selles suhtes kaklema füüsiliselt, aga hästi palju vaidlusi tekkinud, et mis väärtust me edasi kanname või mis suunas üldse võiks liikuda. Et hästi oluline on mitte nii ainult oskused või just see, et kas sa kultuuriliselt lähed selle inimesega kokku. Et elustiililt nagu. Ja ma mõtlen veel neid Pivoti näited. Ma olen teiste startupide kohta, kelle me koos kogu aeg mõtleme ja käime siin erinevatel üritustel, kõikidel on omad mingid need suunamuutuse näited, et ma ei tea ühtegi, kellel ei oleks. Ja just võib-olla ongi see, et kui sa teed kõike, võtan, et ma tahan lahendada hästi suure probleemi ära, siis sa ei tee midagi. Ja kui sa lähed hästi kitsaks, siis on see, et liiga kitsas, et see samune kitsas võibki nagu hakata sul kõikuma edasi-tagasi. Jah. On veel küsimusi? Või said vastuse? Sain vastuse. Ma veidi köhin. Mis teil ei ole? Mis ma räägin? Siin esimene samm on, ma arvan, kui midagi öelda, siis see on see reaalne näide sellest mullist, mis ta igal pool jõuab, et startup kuidagi tundub hästi äge ja kõik tahavad ja tegelikult sisu keegi üldse ei vaata, et see startup maailm on üldse natukene pealiskaudne, et eriti meedia mõttes, et kõik asjad kuskil on nagu edulood, aga tegelikult seal taga on hästi raske töö ja igasugust muid pooli ka. Aga see on igas valdkonnas nii, ma arvan. Jah. Ise meie alustasime, algus on ikka, et kulud on hästi väiksed, tahad ise teha ja kohe algus ei taha investorit ka kaasata. Siis me kõige mõistlikum nagu algus pärast seda, kui tundub, et idee on äge, minna siduda ennast kas siis mingi kiirendiga või mingi inkubatsiooniga külge ja ma ei tea, kui palju te olete Mektoris käinud või vähemalt kuulnud, TTÜ küljes on Mektori.
et mina olen seal või meie oleme siis seal oma kontoriga pesitsenud, kuni siis me läksime, nüüd oleme Tallinnas kesklinnas ja vaatame juba natukene välismaa poole ka. Et ise pusida, siuke pilt on, et kui ma, see on samune näide nagu oli mugavustsoonis, et see on, võib ka niipidi öelda, et see on minu silmaring. Et no mida rohkem ma väljaspoolt midagi loen või kellegiga suhtlen, et seda suuremaks see minu silmaring siin läheb. Ja kui ma lähen mingisse valdkonda, kus mul ei ole tutvusi ja ei tea ka, kuidas maailm toimub, eriti kui sa lähed rahvusvahelisele turule, et siis on päris suur see eksimus, et kuidas ma hakkan nüüd seiklema siin, et kuidas üldse sihtkohani jõuda. Et siis ongi alati mõistlik nende inimestega kohe ühendust võtta või nendega siduda, kas siis inkubatsioonid või on kiirend ja ingliskeelse accelerator, kes sellel elu või sellel teekonnal, kus sa liigud, on juba nagu kogenud. Et alguses meil olid käed risti, et saame ise hakkama küll, sealt läkski kõige suurem viga oli see, et me ei suhtlenud, et me olime ise targad, siis me leidsime, et see ei ole väga efektiivne, nüüd me alati leiame siis kohalikke mingid community'd või kohalikke võrgustikke, kellega siis suhelda või kelle kohta lugeda, et alati ei pea kokku saama, et võib blogida lugeda, võib lihtsalt videosid vaadata kuskilt selle teema kohta või siis tõesti kohtumine teha või minna nende programmi sisse. See on siis igas etapis sama, et kui siin me olime siin T2 inkubatsioonis, siis nüüd, kui me tahame välismaale minna, siis me vaatame välismaa kanaleid ja vaatame välismaa inimesi ja see on kogu aeg niisugune, et üks oluline osa ongi building relationships ja nagu avastamine, et kes siin selles alas on ekspert. Et nendega siis nagu edasi minna. Nii. Siin videodest ja raamatutest, ma ei tea, kas teil nagu nii süvitsi ei tahakski minna selle startup maailmaga, et kui palju mida te tahaksite rohkem teada saada, võib-olla teil ongi ootused veel korraldada. Võib-olla kuulajatel on mingi selline kindel küsimus, et kindlasti tahaks rikkaks, jah? Mulle meeldis see, mu sõber kirjutas, kõik kirjutavad, et kuidas saada hästi kiiresti rikkaks. Rahalises mõttes ikkagi nagu üleüldist. Jaa, see on kõige eesmärk. Tegelikult rahaline rikkus ei olegi õnn, või noh, rahaline rikkus ei võrdu õnn, et see õnn võrdub nagu see tasakaal. Et nendes kõikides valdkond, mis sa paned, on vaja heaks saada. Aga rahalise rikkuse osas, kui üks õike väike sektor, sõber kirjutas blogi, mis osutus väga populaarseks, ütle How to get rich really slow. Ja just see õike vaatenurk mulle väga meeldis, et niisugust asja ei ole olemas nagu How to get rich fast. Et see on niisugune natuke, võib juhtuda, aga see on nii harv juhus ja need on üksikud näited, et tegelikult see on ka aeglane protsess ja lihtsalt kuidas seda aeglast nagu mõnusaks teha, ongi see, et sa tegeled nagunii selle asjaga, mis sulle meeldib. Et küll siis see raha tuleb ka, et mis iganes eriala, ma usun. Või mis iganes oskus, et kui ennem oligi see Chihuahua näide, siis ma usun, et ka kui see Chihuahua on huvi, et ta tahab elus rohkem teenida, siis see sama Chihuahua huviline võiks saada ka sellest raha teha. Aga üldjuhul no paljudel inimestel raha ei olegi nii oluline. Ja minul endal, kui ma startupist räägin, siis see raha on nagu kõige viimane asi, mis tegelikult huvitab. Et mulle meeldib see missioon ise, et saaks aidata, ise endale tahtsid selle vastuse saada, et kas ma saaksin sellega hakkama, aga et kui reaalselt aidata inimesi erinevates maailma paikades, et nende elu kvaliteet läheb paremaks, siis see tegelikult on see, mis motiveerib ja mida tahaks nagu ellu viia. Et raha on lihtsalt hea tulemus, et kui sa teed oma asja hästi, siis sa saad lihtsalt seda rahaks teha. Kui sa rääkisid, et hästi palju tiimiliikmeid kõik see läbi, kuidas te üldse leiate inimesi, kes on erinevate oskustega ja sobivad teie gruppi ja meil on tulnud sellepärast on ka võib-olla see voolav, tegelikult nüüd on paika loksunud, see oli algusperiood, et vaatad, et kõik on võõrad ja alguses sa mõtled üldse, et sõpradega, siis tuleb välja, et sõpradel neid oskusi pole, mis oleks vaja ja siis hakkad järjest rohkem võõraid saama nagu tiimi. Et alguses tundub kõik nii lihtne, et kuule 3 inimest on koos, teeme, aga üks ei oska seda ja teine ei oska teist. Meil on tulnud täna siiamaani kõik tiimiliikmed niimoodi ise,
et kas siis alguses oligi tuttav või siis on läinud liikuma ja kõik on meid ise ühendust võtnud, et kõige ekstreemsem näide oli nüüd 1 kuu tagasi, ta jõuab nüüd Eestisse ka, et üks usakas, kes õpib täna Thessalonikis ehk siis Kreekas, tegi video ja saatis meile emailile motivatsioonivideo, et ma tahan teie tiimi tulla. Ta küll tahab ainult 2 kuud olla, aga see oli päris põnev näide, et ta tegi siis kuskil saare peal video, et mina oskan seda, et kas ma saaksin teil kas või midagi proovida, et ma tahaksin algust testida ja nii edasi. Ja täiesti võõras inimene leidis meid läbi veebikeskkonna ja võtsime muidugi tiimi. No ta on nüüd see mitte tiimi, vaid ta tuleb siis sinna, et me vaatame, kas siis klapivad koostööd või mitte. Sest see ei ole kunagi siuke asi, et keegi nagu nüüd vallandab või keegi viskab välja, tegelikult sa lihtsalt ise näed, et kas tekib see sünergia või ei teki. Et see on alati kahepoolne, et meil ei ole ühtegi inimest nagu niimoodi ära läinud, et meil on nagu kohustus, et nüüd minna välja, pigem lihtsalt see, et natukene eri suunad või eri mõtted. Üks tuli Rootsist samamoodi täiesti tuttava kaudu, et ta tahab midagi Eestis teha. Et täna on meil läinud ja hästi, et meil ei ole mingit kampaaniat või mingit niisugust kuulutustel üleval olnud. Ja inimesed ongi, tegelikult need on palju lahedam, vähemalt meie kultuurile sobivad siuksed rohkem, kes on juba ületanud selle mugavustsooni, nad võtavad ise ühendust, ütlevad, et ma oskan seda ja seda. Kõige hullem, mis selles juhtuda saab, et ta ütleb võib-olla ei, aga see elustil ma ise olen ka niimoodi otsinud, et ma ei oota mingit töökuulutust, et mida pakutakse. Kui ma tahan ikka midagi saada, siis ma lähen ja küsin vähemalt selle küsimuse ära, et äkki teil nagu midagi minul on. Ja üks meie näide, kes oli, et ta tuli näiteks, see oli nüüd eelmine aasta, et ta tuli veebruaris, et kas ma saaksin midagi teha, ma ütlesin, et no hetkel ei ole, aga no, kuna see mõte ei pähe, see kontakt ei pähe, juhtus see, et novembris tahtsime, see aasta lõpus täpselt see vajadus oligi ja siis ta tuli pool aastat hiljem meile. Ja see samune soovitus, ma olen õde leidnud ja ise olen leidnud, et vastupidi, et ei oota võimalust, vaid ise tekitad selle võimaluse sinna, kus sa tahad minna ja küll kui sa piisavalt pingutad, siis nagu, see on võimalik saavutada ka see. Et jah. Veel, kas see muud ei ole? Tegelikult rohkem slaide ei olegi, mul oli vist mõeldudki, et ma rohkem jooksvalt vastan. Mul läks hästi pikalt. Ehk siis täna kõik koolitus osalenud saavad Premium account'id? Premium või? Ma arvan küll, et kui meil peaks tulema, siis te võite kindlasti öelda, et ma olen seal koolituselt ja tahaks Premium või? Selle võid teha. Te ütletegi, et te olite siin ja see pole ma selle peale olete mõelnud, et oma keskkonda selle nii-öelda nagu Facebookis mängud Candy Crush, sa saad nagu teha enda mingisugune kaustark Candy Crush High Scores näiteks. Jaa, see on... Et on ka või eesmärk, et seda tahab saada esimene, kes saab miljoni tellida. Jaa, meil on, see on päris keeruline, me oleme, ma arvan, see on järgmise aasta prioriteet, et kui me oleme esimesed need asjad ära lahendanud, on küll punktivõistlused ja nagu siuke teine, mängulisus ja gamification on täiesti teema. Ja me loodame, ma ei teagi, kas see nüüd läheb käiku, et kas ülikoolides me mõningates katsetame, et on siuksed nagu tudengi paketlistid ka, et sa teed mingit, mida rohkem ära teed, seda kõrgema skooriga sa oled ja siis saab juba mingid auhindu anda, et võib-olla juba esimene samm on meil sügisel, kus me saame midagi testida, aga seal on nii palju nagu asju vaja arendada, et ma seda nagu pead ei anna, aga siuke mõte on küll. Ja on küsitud ka, ise oleme ka mõelnud, et on äge, kui sa saad mingid märke, et sa oled näiteks, kui sa oled 8 eesmärki, näiteks on mingi spordiga seotud, siis sa saad esimese märgi, et sa said mingi spordikuru või ma ei tea, mingi märgi. See võib olla virtuaalne ka, et lihtsalt siuke patch, et tahaks seda mängulisust sisse küll tuua. Aga jah, Candy Crush ja siuke mäng ka. Mul endale siuksed asju, mulle ei meeldi, mis on koleda visuaaliga, et Candy Crush puhtalt ma ei ole ise vist sellepärast, et ta ei ole mul visuaalid meeldinud. Et meil on see põhiaeg on meil selle peale läheb, et saada, no meil võib-olla ei ole täna veel ideaalne, aga et saada ta, isegi funktsionaalsus ei ole alati prioriteet number 1, et ta näeks hea välja. Et kui on mingi mäng, siis me vaatame, et see on okei küll, aga see ei näe hea välja, siis me ei pane seda nagu käiku.
et siuke kiiks. pöördud tähelepanu disainile. Hästi palju. See on väga oluline. Täna võib-olla laivis meil ei ole veel nii palju seda näha, et ei ole, sellepärast me ei ole veel turundanud ka, aga see on praegu see, mingi kodulehekülge. Siis seda mõnus puhas, et see hea. See on jällegi disain, mis on nagu see, alati on disain ja siis sa proovid selle järgi ehitada või järgi kodeerida, et siis see, mis kood on või see reaalselt laivis ei ole, kõik detailid ei ole veel nii ilusad nagu siin, aga ta peaks üsna sarnane olema, jah. Aga see on strateegiline koht, kui sa keskendud disainile, siis võid arvestada, et sa teed seda samust asja võib-olla 3-5 korda kauem. See tähendab 3-5 korda suurem eelarve. Aga minu üks vähemalt väärtus ja minu üks uskumus, et ilu on järjest rohkem oluline. Et inimesed maksavad täiesti mittefunktsionaalsete või kas või mingi kookidkest eest, mis ei ole täpselt sama maitsega kook, aga ta on nii palju ilusam, maksavad juba sellest kordades rohkem, et see Siuke küsimus veel. Platvormi taha on peidetud ka näiteks ütleme Google kalendriga sidumine ja kõik näiteks to-do'd ja märkmed ja sellised asjad. Et siis nagu ma tahaksin kogu kompotti nagu sellega kokku, et siis kui ma loen enda mingisugune eesmärki, ma panen ka enda ütleme selle verstapostid panen paika ja ka näiteks kuupäev panen asja külge. Ehk siis mul oleks kõik need asjad ühes kohas koos. Siis päris tihti mul tekib nagu niisugune asi, et iga asi nagu laiali kuskil. Jah. See on küll nüüd fookus, see ongi see koht, et me peame ühe aeg keskenduma, et muidu kui me kõike teeme, siis meil saab raha otsa, aga Google kalender ja eesmärkide nagu deadline'ide sidumine, see on küll lähitulevik või seda tahame. Aga et minna täiesti igapäevaste taskideni, vaat see on see koht, kus me natukene oleme ettevaatlikud, et ta läheb juba müraks, kui ma panen, et mine vii pesu välja, et see on nagu eesmärk on kuskile maale jõudna, see on võib-olla 3 kuu või 1 kuu või kas või 1 nädala eesmärk, aga et see, mida ma täna teen, nagu hull checklist, et see on nagunii hästi palju alternatiive on. See on pigem nagu võimalus, kes soovib seda võimalus anda. Kindlasti me tahame seda pikas plaanis ära teha, meil on küsimus, mis järjekorras enne me tuleme. Väga super. Noh. Ja siis, aitäh. Kui miskit on, siis võid, leiate Facebookist. Mul ei ole kontakte lõpus, ma vaatan ka. Mida niimoodi. Et kui midagi on küsida, siis võite lihtsalt Facebookist või kuskilt üles otsida, et mul ei ole isegi visiitkaarte. Lihtsalt mitte sellega seotud AdCallsiga, aga startup maailmas, et kui te tahate midagi uurida, lihtsalt on küsimus ja kuna ma olen selles ringis juba sees, siis üks lihtne vastus või hästi nagu kerge küsimustele vastamine ei ole üldse keeruline. Et võite julgelt teha. Okei, siis aitäh!